Kontserdimaja Olavi saalis. Me laulame Olavi laule ja meiega koos on Olav Ehada! Ja laval Ida-Tallinna Keskhaigla segakoor, klaveril Siim Seedis. Olavi laulud on nii sügavalt inimlikud, et nad lihtsalt poevad kõikidele inimestele hinge. Ja meil järgmine laul, mida kohe kuulete, ongi laul inimlikkusest. Me oleme haiglakoor, Ida-Tallinna Keskhaigla koor ja ma ei ole suutnud seda meelde jätta, mis on selle haigla moto või see lööklause, aga see on midagi inimlikkusega seotud ja mida aitab välja inimlikult inimesega. Nii et see on nagu 10. praegu see laul. Laul inimlikkusest. Ja pärast seda ma annangi sõna juba Olavile, kus ta saab siis paar sõna öelda nende laulude kohta. Üldiselt mulle meeldib arvesse võttes laulude uuest, mulle meeldib arvesse võtta eesti keele kolme häält ja Päikeseratas iseenesest toob kaasa selle, et see laul on 5/4 takti mõõdust. Üks tore lugu juhtus sellega ühel presidendi vastuvõtul
hiljas ajal, kui see toimus Tartus Vanemuises, siis ei olnud tantsuks orkestrist, oli DJ, kes nägi mind saalis ja pani selle päikeserataloo mängima. Ja rahvas tantsis rahulikult valsi. Laul inimlikkusest on pärit ühest Saaremaa ooperipäevadele tellitud muusikalist, mille libretto ja laulu tekstide autoriks on minu hea sõber Leelo Tungal. Temaga koos me oleme loonud 4 muusikali. Ja see oli ooperipäevadel 2 õhtul seal etendati, aga ju see siis kuskile kellegi kõrvu jõudis, et juba järgmiseks laulupeoks paluti see teha, kui ma ei eksi, lastekooridele, et see on ka juba laulupeol kõlanud ja rääkinud päikseratast. Aga kuidas siis need inimlikud inimesed kasvavad või kuidas neid siis kasvatada? Sellele küsimusele me saame vastuse järgmisest laulust. Iitsa laul. Mõni puu on kuivanud ja enam ta ei lehti. Ainult vitsad kuivanud ja nende võime ei kehti. Hea lapsed, need kasvavad seda, arva ikka enam kui hirm. Hea lapsed, need kasvavad seda, arva ikka enam kui hirm. Hea lapsed, need kasvavad seda. Arva ikka enam kui hirm, hea lapsed, need kasvavad vitsata. Arva ikka enam kui hirm. Kas me teame, lahke sõna on võimu. Sageli mängul ma peame kätkimist ja sõimu. Hea lapsed, need kasvavad vitsata, arva ikka enam kui hirm. Hea lapsed, need kasvavad vitsata, arva ikka enam kui hirm. Hea lapsed, need kasvavad vitsata, arva ikka enam kui hirm. Hea lapsed, need kasvavad vitsata, arva ikka enam kui hirm. Vitsaga ei aja läbi vitsa, olen lehti. Vits on viletsam sake ja vitsa võim ei kehti. Hea lapsed, need kasvavad vitsata, arva ikka enam kui hirm. Hea lapsed, need kasvavad vitsata, arva ikka enam kui hirm. Hea lapsed, need kasvavad vitsata, arva ikka enam kui hirm. Hea lapsed, need kasvavad vitsata, arva ikka enam kui hirm. Nii, ja solisti mikker oli Marii Väljataga käes. Järgmine laul, mis kõlab, on meile on palju antud. Palju me oleme kuulnud ütlemist, et tunneme rõõmu pisikestest asjadest ja oleme rahul sellega, mis meil on, ja ärme kurvasta selle üle, mida meil ei ole. Ma arvan, see laul on ka üks vahva näide sellest, et siin on väga palju, mille eest olla tänud. Ja nüüd hakkab sellest rääkima Anna-Liisa Liis.
rahvusvaheline ämmaemandate päev. Ja teate mis? See tüdruk, kes teile praegu laulis, on meie koori ainuke ämmaemand. Aga veel tahaks esile tõsta meie tublisid meditsiiniõdesid, sest maikuu on ka õdede kuuks kuulutatud ja ka meie koolis laulab 2 õde, Hädi ja Diana, ja järgmise laulu võib-olla tõeline jõud, me võib-olla lauraksimegi kõigile haiglaõdedele, võib-olla publiku hulgas on neid,
keda ma ei tea ega ei tunne, olge te kõik tervitatud ja tänatud teie raske töö eest ja mõneaegselt Diana ja tädi, teile ka, aga peate ise laulma. Laul on tõeline jõud. See mõte on mul olnud ja mind viinanud ja painanud ja minuga kaasas käinud. Elu lükkas igasuguseid takistusi teile ja mul on isiklikult nii hea meel, et me täna olen jõudnud sellesse punkti, et nagu tõesti meil ongi see kontsert. Ja kava kokku pannes oli mul esimene mõtlemise, et nüüd mis 2 järgmist laulu, mis kõlama hakkavad, et need 2 peavad olema siin kavas. Olgu teised, mis on, aga need 2 peavad olema, sest nad on lihtsalt nii ägedad. Ja tulgu nad siis siia moel või teisel ja siis mu enda edevus ka ei andnud
mul rahulikult olla, nii et me nüüd koos Siimuga esitame teile Kurjuse laulu. Kurjus on ilmas, headus on ilmas, pahad on pahad ja head on head. Viha on ilmas, õelus on ilmas, võib-olla pahad on hoopis head. Kurjus on ilmas ja headus on ilmas, pahad on pahad ja head on head. Viha on ilmas, õelus on ilmas, võib-olla pahad on hoopis head. Ilma heata oleks kurja, kurjata ei oleks head. Kuri mõte läheks murja, kui kõik oleks ainult head. Kurjus kuulub siia ilma, samuti või headus. Kurja teha ilmast ilma, see on minu seadus. Kurjus on ilmas ja headus on ilmas, pahad on pahad ja head on head. Viha on ilmas, õelus on ilmas, võib-olla pahad on hoopis head. Ja headus on ilmas, pahad on pahad ja head on head. Viha on ilmas, õelus on ilmas, võib-olla pahad on hoopis head. Rustikale filmi ja hilisema muusikali ju laulutekstide autoriks on Juhan Viiding, need on tõesti vaimustavad tekstid kõik. Ja mul tuleb meelde selline juhtum, et paljud arvasid, kus film välja tuli, et Ita Ever ise laulis seda, sest ta niivõrd hästi markeeris. Ta tegelikult oli suuteline laulma küll, aga ta siiski loobus sellest. Nii et selle laulu laulis sisse hoopiski Marju Kuut. Ja nii huvitava juhtumile, et laulis raadiomajas selle linti ja 2 tundi hiljem emigreerus Nõukogude Liidust. Seal Ines Aru kehastatud ema hääle taga on hoopiski Heidi Tamme, kes oli juba varem Nõukogude Liidust emigreerunud. Ja kohati kostab seal ka Ivo Linna, et ma mõtlesin, kui Ivo ka nüüd läheb, siis välja ei tule. Õnneks Ivo jäi, et hiljem olid teised ka tagasi. Aga selle filmi tegemise juures oli Kollide muul väga äge krimm, selle krimmi tegemine võttis mitu tundi aega ja selleks lõunaajaks nad ei võtnud seda krimmi maha, see ükskõik kartsi nuias. Kohalik rahvas oli nendega harjunud, et nad lõunaajal sööklas söövad sellised. Aga ükskord tuli siin üks bussitäis Läti ekskursante ja need ehmatasid küll ja neile jäi väga tugev mälestus kartsi nuia inimestest. Ja samas oli ka üks juhtum, kus Urmas Kibuspuu oma täis krimmiga pärast lõunat peesitas selle pingi peale ja tema kõrvale ilmselt üks mees 2 õllepudeliga ja kookis ühega teise lahti, pani selle suu peale, pööras ja langestus. Õlu voolab ja siis Kibuspuu poolt ka kade poiss ütles, joo, hakkad iga päev selliseid nägema. Nii, aga järgmine, kui see film oli valmis, aga ta olnud veel kinodes linastunud, me käisime filmi tegijatega mõningates Tallinna koolides seda näitamas, et saada tagasisidet, režissüüri üritas, kuidas tema meeldis, operaatorid, kuidas tema töö. Mind muidugi huvitas kõige rohkem, milline laul kooliõpilastesse kõige sügavama mulje jättis, mis te arvate, mis laul see oli? See oli Raha.
raha mängib elus põhirolli.
sellel laulul on huvitav ajalugu. Ma olin 16-aastane, kui ma selle tegin. Kuna me olime tolleaegse ansambliga Kristallid, kus ma mängisin, võitnud ühe telekonkurssi, siis meil anti võimalus teha pooletunnine telesaade. Ja siis meie bändi juht, kes oli üldse Tehnikaülikooli poiss, ütles, et noh, paar väljamaade lugu võime teha, aga me oleme nii kõvad poisid, me teeme ise lood. Ja nii mõnigi neist bändi liikmetest tegi ühe loo, aga minul jäi teha 3 lugu. 2 loo tekstid ma sain ühelt muusikakooli vanemakursuse koolivennalt, aga tähtaeg lähenes ja 3. ei olnud ja ma olin sunnitud selle ise tegema. See on ainuke laul, mille ma ise olen teksti teinud. Ja läks aastakümneid mööda, kui äkki Irvo Surva helistab mulle ja ütleb, kuule, et sul on üks selline laul, et tee sellest poistekoori seade ja paneme laulu peale. Ma ütlesin, et jama, et see on nii naiivne tekst ja ei, see on just see, millest poisid selles eas mõtlevad. Ja nüüd on see laul juba 2 laulu peale tulenud. Ja järgmine laul on pärit ka jällegi ühistööst Lelo Tunglaga, see oli Vanemuise teatris muusikal Lumekuninganna ja sealt Röönite laul. Ma veel mainin selle eelmise laulu kohta seda, et see on ka ainukene seade, mis ei ole Olavi sules. Võib-olla väga-väga terav kõrv kuulis, et ta kuulas pisut Olav kuulis, et see ei ole väga temalik ja väga temalik harmoonia, et selle seade on teinud aastate eest päris ammu Tiit Salve. Aga nüüd siis Röönite laul. Nii et ei väriseks kiunud
kaua aega nõudsin lemmikuid nii palju, et Mari ostis ka selle plaadi, mida on alati väga tihti ei tee. Ja siis kuulasime ja käiasime neid laule väga palju. Aga minule tundub, et see laul Tahan olla öö on kuidagi eriliselt lendu läinud sellest muusikalist. Tahan olla öö. Linnateatri suveetendusena. Jah, aga see laul on leidnud laiema leviku. Paar minu nooremat sõpra on selle laulsaate paari läinud ja ma olen kuulnud, et aeg-ajalt on seda laulu kasutatud sellised pidulikul juhtumid nagu abielu registreerimine või laulatus. Nii tegemist on tõsise konkurendiga Mendelsoni pulmamarsid. Aga nüüd järgmine laul, mida
tuleb vist minul endal ettekanne. Kas sa oleksid valmis seda tegema? Ei. Kuidas te räägitada? Me isegi ei. Meil on üks maast. Ei, siis esitage jumala pärast hea meel. Anname mikrofoni. Jaa, oleks ma vaid seda teadnud, et sa oled seda valmis tegema, siis me oleks seda kindlasti teinud. Aga meil on üks üllatus. Aga räägin natuke. Ma ikkagi mõtlesin, järgmine laul ja ära olen mu küsimusele vastust ütle, sest et mul on siin publiku hulgas välja jagada üks meie kooriplaat ja siin peal on tõepoolest Olku mängib, saadab ja meie koor laulab ja Olku ka laulab, mitte ei saada ainult seda laulu. Ja selles mõttes on ta väga kohane kingitus. See on küll juba peaaegu 10 aastat vana plaat, aga mis siis? Mina ikkagi küsin, väga lihtne küsimus ilmselt, teeme kiiruse peale ja siis palun osa jälgige, kes kõige kiirem, kust on kõigest. Et vana mehe laul, kus muusikalist see on? Sealt on nüüd sa võid seda juttu rääkida. Kommentaare kindlasti tea, et see muusikal Buratino sündis 75. aastal Riia noorsooteatrile pealavastaja Adolf Shapiro tellimusel, ja Shapiro ise kirjutas libretto ja laulutekstid ka ja need olid venekeelsed. Et kõik need laulud on sündinud venekeelsetele tekstidele. Siis, kui see esmakordselt Eestis lavastati noorsooteatris, siis telliti Juhan Viidingult eestikeelsed tekstid. Need on tõesti väga vaimukad ja lustlikud, välja arvatud see üks laul, mis on nagu osaraamatus on kirjas Papagano laul, aga see tekst läks Juhanile endale ka niivõrd korda, et ta pani selle pealkirjaks Vana mehe laul. Aga tead, lepime kokku, kui tuleb teha alal, siis teeme seda koos olema. See
nalja pärast välja, aga ei, pärast ühte minu kontserdi ühe solistiga tuli üks Tallinna ööklubba omanik minu juurde, ütles, et tema kasutab seda ja et kuskil teises või kolmandas ööklubis ka kasutatakse ja nüüd on juba kuulda, et ka mõnes Tartu ööklubis pannakse see laul mängima, kui tahetakse publikule viisakalt märku anda, et nüüd on küll aeg. Tõesti sündinud lugu ja selle kodulaulu kohta nii palju öelda, et see tekst oli Johanile enam valmis, aga ta režissöör kutsus meid enda juurde, ütles, et siin oleks vaja mingit kokkuvõtvat lõppu, et siin on nii hea olla, et siin on kodu. Juhan sekundi pealt ütles, laulge siis, siin on kodu, see on kodu, see on kodukoht. Hetkega oli üldine veida valmis. Ja kuna Ellerina koor laulis seda filmis, siis need laulumõned jäid ka Ellerina repertuaari ja pärast ühte kontserti tuli Linna Tormismaa juurde ja ütles, et kuule, see on sul lauluga laul. Ma ütlesin, tore. Läks 10 aastat mööda ja oligi lauluga. Nüüd ta on juba 3 korda olnud ja järgmisel laulu peal tuleb lastekooridel ka veel. Need mis juhtub. Oh, say
vastuseks siis pöördus minu poole politsei- ja piirivalveorkestri peadirigent ja ütles, et neil on niisugune projekt mööda piiri. Nad tellisid tosinad heliloojad uued laulud, mis pidid olema isamaalised kindlasti ja seejuures oli, vähemalt minu puhul oli ette nähtud juba esitaja, see oli Liisi Koipson. Ja see laul siis sündis soololauluna ja on ka salvestatud selle puhkpilliorkestri ja Liisi Koipsoniga. Aga kohe siis, kui ma seda salvestust kuulasin, hakkasin ma ise mõtlema, et sellest oleks ikka päris kobeda koorilaulu ja võtsin julguse ja pöördusin ise laulupeo sihtasutusse ja ütlesin, et mul on siin selline laul, et kui soovite äkki sean selle kooridele, et saaks äkki kavasse panna. Ja mõne päeva pärast Eli Jürgenson, laulupeo siis kunstini juht, helistas mulle, ja tee sellele segakoori seade, läheb ühendkooridega soliidsesse kohta vahetult enne esingut. Et niisugune saatus on selle laulu.
peale. Ja. Ja pärast seda on veel palju tähtsaid taga. Olge ikka terved ja Need veelgi tähtsamad teadanded. Olavil tuli ju, see on niimoodi peaaegu et nagu ahjusoe või no väga-väga värske raam. Jaa, aga see ei ole kõik müüdud. Aga kuna täna on meil nii õnnelik juhus ja Olav tuli kotiga ja võttis mõned kaasa, et keda huvitab ja kes soovib, siis neid on võimalik siit saada ja peale kaasa. Päriselt juba. Millal sa jõudsid? Siin on ainult minu viimase suure ettevõtmise muusikale, mis oli ka koos Leevo Tunglaga Arabella salvestusplaadina. Aga no kirjastaja ei teadnud, et läheb kohe nii. Et oleks suurema parti jäänud, aga ma poleks jaksanud tõsta. See teadmist praegu unustage ära. Ärge pange tähele, et ma seda mainisin. Ma nii lootsin, et ma praegu rõõmustan nii palju see kindlasti. Siis teade tuli ka veel selline, et siin mina ei teadnud, majainimesed, õigemini administraator ütles, et siin pärast kontserti on võimalik avada need seinad kuidagi maagiliselt avanevad ja siin on Mustpeade maja kohta huvitavat infot ja siin on näitused, kes ei kiirusta ära, siis saab seda jälgida ja no kuna haigla esindajad praegu kedagi siin ei ole, siis aga oi, ei, ma mõtlen seda, et kes nüüd on see, kes teatab, et seal kõrvaltoas on pakkuda Margot, kõik on oodatud pärast sinna kõrval ruumi, kus saab väikese ampsu kosutuseks, väikese ampsu klinglit kosutuseks. Jah, vastu ma seda ei tea. No nii, olgu, siin esimene rida tahab. Ja tema arvas, et praegu jääb nii ja nüüd läheme kõik rõõmitsööd.